Tom Škrisenski ja soovin teile ilusat päeva Unimaki töökojast. Hiljuti vastasin küsimusele, mida ma lähitulevikus valmistama hakkan. Sain halva vastuse, sest väidetavalt asja, mida saab osta 350 krooni eest, ei hakka keegi valmistama. Ainult mina. Mida selle kohta öelda? On ju mõistlik, et tööstuslikult suurtes seeriates toodetud esemed on peale erandite odavamad kui käsitööna valmistatud tooted. Aga seda võib öelda kõige kohta ja sellise lähenemisega ei teeks me midagi, vaid ainult tarbiksime. Ja ootaksime surma. Meie, varem sündinud, kipume käsitööd vaatama läbi sotsialistliku kaubapuuduse prisma. See tähendab, et peame ise valmistama asju, millele keskne planeerimine unustas tähelepanu pöörata. Turumajanduses aga ületab pakkumine tavaliselt nõudlust, nii et käsitöö ei ole hädalahendus, vaid pigem hobi. Ja iga hobi maksab midagi. Erinevalt paljudest teistest hobidest pakub see rahuldust mitte ainult meile endile, vaid sageli toob rõõmu ka kellelegi teisele. Näiteks siis, kui me midagi valmistame või parandame. Aga tagasi küsimuse juurde. Kas ma hakkan valmistama treppi, astet või kui soovite taburetti, mida kõige tuntum mööblipood müüb 350 krooni eest? See on odavam variant, mis on valmistatud toorest kasest. Lakitud versioon haavapuust maksab juba 500 krooni, mis on sama palju kui aastaid tagasi maksis mudel, mis oli valmistatud kõvapuidust. Laki kihi all ei tunne ma enam täpselt ära, mis puuliik see on, kuid juba ainuüksi kaalu järgi on selge, et see ei ole haab ega kask, mis veebilehe andmetel kaaluvad 3–4 kilogrammi. Kuid see pidas vastu ka uues batuudiastmena seismisele, isegi ilma kaitsva lakita. Kuigi masstootja või kaupmees püüavad loogiliselt kokku hoida, ei hakka me kindlasti enda pealt kokku hoidma. Sarnase tabureti valmistame nimelt tammest. Me ei pea muretsema transporti ja müügi ladustamise pärast, seega ei tee me kompromisse lahtivõetavate ühenduste näol ja ei kasuta ka tükikestki terast. Tuletan meelde, et me ei valmista taburetti, kokkuhoiu pärast, vaid rõõmuks. Samal ajal kahtlen, et inimesed valmistaksid midagi täpselt juhendite, plaanide või videote järgi. Pigem on see võimalus õppida mõnda tehnikat või ideed, mis võib hiljem mõnes teises projektis kasuks tulla. Lõpetame filosoofimise. Läheme asja kallale. Tabureti jaoks on vaja plusse, mille ristlõige on 30x40 mm. Tegin need veidi tugevamaks. Tegin neist raami. Skaalal olev vuugitäidis võiks olla vedelam. Originaal on umbes 25 mm ehk toll või kui soovite, siis toll. Plussid lõikasin vanadest laudadest, mis olid oma parimad päevad juba näinud, kuid nende eesmärkide jaoks osutusid need kvaliteetseks ja odavaks materjaliks. Kui töötlete nagu mina mõnda vanemat saematerjali, vajate hööveldamiseks ja paksuse reguleerimiseks höövlit ja paksusmasinad, mida rahvakeeli nimetatakse höövliteks ja paksusmasinateks. Alustasin ühest servast, mille ma sirgeks tegin ja seejärel lõikasin sellest 42 mm laiused plussid. Toorikud viisin lõplikesse mõõtmetesse. Et pinna kvaliteet oleks võimalikult hea, lasin noad teritada. See maksis mulle 180 krooni ja tulemus on seda väärt. Nugade paigaldamisel aitas mind seade, mis magnetite ja peene reguleerimise abil jälgib tera paralleelsust silindriga. Ükski püstine osa ei ole vertikaalne, alusplaadiga moodustab see mõlemas teljes 5 kraadi nurga. See laialijalgne asend suurendab toori stabiilsust. Ristlõikeid nurga all on kõige lihtsam teha kaldsaega. 5 kraadi peale tuleb seada nii kald kui ka nurkseadistus.
Muidugi saab seda teha ka masinsäel, kus 5 kraadi nurga all seadistame nii kettakalde kui ka nurkjuhi. Nii lõigatakse kõik postid. Horisontaalsed liistud on otstest lihtsalt kaldu lõigatud, kuid 5 kraadise nurga all tuleb hööveldada ülemine serv, et liituvad osad sobituksid, aga ka selleks, et pärast raami liimimist tekiks tasane pind astmete paigaldamiseks. Originaal on selles osas lihtsustatud, kuna astmed on kruvitud, seega ei ole kokkupuutepinna tasasus nii oluline. Raami üksikud osad ühendasin tüüblite ja liimiga. Tüüblite paigaldamiseks kasutasin täiesti lihtsalt abivahendit, mis tagab ühendatavate osade sobivuse. 4 kategooria liim võimaldab redeli kasutamist niisketes tingimustes ja vajadusel ka välitingimustes. Liimimisel tulid kasutusele Rockleri silikoonist abivahendid, mis on Unimaxi uues tootevalikus. Klaasistunud liimi eemaldamine mittekleepuvalt aluselt või pintslilt on seejärel lihtne. Esmalt liimitakse külgraamid kokku. Seejärel ühendatakse need omavahel ristlattidega. Pärast liimi kuivamist ümardasin kõik osad freesi abil. Ja lõpuks lihvisin need. Nii liigume edasi astmeteni. Ülejäänud laudadest liimisin kokkuplaadi. Väikeste mõõtmete tõttu kasutasin kruviklambreid. Kui ma mõnes järgmises projektis liimin suuremaid plaate, tutvustan teile meeleldi spetsiaalseid plaadiklampe otse Unimaxi tootmises. Plaadid tõmbasin läbi paksusmasina ja lõikasin lõplikesse mõõtmetesse. Väiksemas astmes tegin väljalõike. Ideaalne on selleks lintsaag, kuid sama hästi saab kasutada ka otse ketassaagi, lauasaagi. Ja loomulikult klassikalist käsisaagi. Ideaalne on jälle lõigata 5 kraadise nurga all, et kõik ideaalselt kokku sobiks. Servad ümarasin taas freesiga. Seda kasutasin ka ülemise astme avause tegemiseks. Selleks sobis mulle mall, mille ma varem olin valmistanud. Kopeerimisrõnga ja spiraalfreesi abil saan hõlpsasti lõigata samuavasid mugavaks haaramiseks, olgu see siis erinevatesse kastidesse või näiteks töökoja tarvikutesse. Ja järgneb taas lõplik lihvimine. Ülemise astme ja raami ühendamiseks valisin tüüblit, kuid mitte niivõrd tugevuse pärast, vaid pigem liimimise ajal asendi määramiseks. Alumine aste on loomulikult määratud tänu väljalõigetele. Astmed on põhimõtteliselt valmis. Nüüd sõltub juba teist, kas ja kuidas puitu töötate. Interiööris võib see jääda täiesti looduslikuks, kuid ka seal soovitaksin vähemalt mingit õli või vaha. Ja tootmise osas soovitan siiski mõelda veidi ökonoomselt, sest kui masinad on juba seadistatud, tasub kohe materjal järgmise tabureti jaoks ära lõigata. Video allkirjelduses leiate lingid toodetele, mida ma valmistamisel kasutasin. Usun, et redel rõõmustab teid 2 korda. Nii valmistamisel kui ka kasutamisel. Olgu see teile või kellelegi teisele kasulik. Edu teile ja ootan teid näha Unimaxi töökoja järgmise projekti juures. Ja palun ärge unustage meeldimist, jagamist ja tellimist. Aitäh!